Tere, olen Aune Mark, Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri Keskuse koolitusprojektide koordinaator. Tutvustan lühidalt meie eelmise aasta programmi, eelmise aasta käivitunud projekti. Näe nüüd. Kas sa saad? Kellele see projekt suunatud on? Aastal 2015 tekkis mõte ja meil oli teema üle kõigepealt arutelu. 2016 kahtlesime pisut, aga tegime siiski plaanid ning 2017 jaanuaris alustasime. See on loengutsükkel, kus tutvustatakse süvitsi nii materjalide, konstruktsiooni kui ka sõlmede teemat. Näe nüüd. Vabandust! See loengutsükkel on suunatud eelkõige inimestele, kes vanade majadega igapäevatööna kokku puutuvad ja lahenduste otsimisega tegelevad. Mõtlesime, et teeme esialgu nii-öelda pilootprojekti, vaatame, kas on huvi ja kas me sihitud sihtgruppidele ka ligi saime. Ettekanded on sisuliselt tehnilised, need on mõeldud eelneva erialase koolitusega, restaureerimise, ehituse ja vanade hoonete teemadega seotud inimestele. Ehitajad, insenerid, arhitektid, KOV-ehitusnõunikud, ühesõnaga inimesed, kes annavad nõu, koostavad projekte, ehituskavasid nõustavad. Nad suhtlevad inimestega, kes vana hoone juures abi või nõu vajavad. Teemasid oli valitud ja juttu juhitud ka nii, et arhitektuuripärand, esteetika ja väärtuste valdkond samuti esitatud oleks. Möödunud aasta loengupäevade planeeritud teemad olid materjalide ja konstruktsioonide kõrval ka praktiliste lahenduste arutelud ning näited. Loengud toimusid kord kuus ja kuu 3. kolmapäeval kell 3 Kolukõrtsis. Mõtlesime, et nii jääb hästi meelde. Sisekliimast, küttevariantidest, ajaloost ja miks me seda üldse plaanisime, on siis võib-olla eelkõige, et saada ühe laua taha praktik ja teoreetik ja ühtlustada ka natuke sõnavara, et nad üksteist õpiksid tundma mitte ainult läbi üksteise probleemidele osutades teinekord. Mõnikord on mõne loengu materjali teema kuulajaid nii põhjalikult lummanud, et on tunnistatud, kui vähe sellest tegelikult teatakse ja kui kitsalt osatakse ka asjast üldse arvata. Kokku käis möödunud aastal spetsialistide loengupäevadel 177 inimest, mõnikord oli kohal 51 inimest, mõnel korral ainult 12. Selle aasta veebruarikuusele loengule on registreerunud juba 31 inimest, see on siis põranda ja seinasõlmedest, et kinnitan, et tuleb hea etendus. Kui nüüd mõelda, et mida uuel perioodil võiks teisiti teha, siis ilmselgelt on kord kuus planeeritud loengud nagu liiga tihe toimumise välp. Pidasime aru, küsisime osalejatelt ja nüüd siis katsume teha pikema vahega, et 1 kuu vahet. Vanade hoonete puhul ei ole kindlasti võimalik anda ühte nii-öelda õiget lahendust, seetõttu on arutelud ja isegi vaidlused ja selgitamine üks väga vajalik osa, mis selle õppe juurde peab kuuluma. No nalja peab ka muidugi saama, seda mul tänases ettekandes ei ole, aga tulge kohale. Nagu meie, see tähendab Maa-arhitektuuri Keskuse, kõik teisedki loengud ja koolitused on ka käesolev loengutsükkel üks osa koostööst Muinsuskaitseametiga, selle üle oleme väga õnnelikud ja tunneme ennast tähtsamana. Tasuta loengupäevad on siis kõikide muuseumide töötajatele, meie nõustamisvõrgustiku liikmetele, Muinsuskaitseameti töötajatele ja olema ka ehituskoolide õppejõududele ja õpilastele tasuta osalemist võimaldanud. Praegu paistab küll, et me jätkame loengutsükliga ja ma mõtlesin, et mis ma nüüd teen, et mul sai nagu läbi. Et ma niimoodi, et kuidas ma venitaksin see, et Mirjami tuleks piinustama, et ma laulan. Aga siis tuli jälle niimoodi, et ei tule see laul siin ees ka välja. Et Mirjam, oled vaba mind piinama. Aitäh! Ei taha piinata siin. Aune.
mis su sassi läks see? Ei, siin tehnikud saavad kõik asjadega ise hakkama. Nojah, sul on nii keerulised slaidid, jube keerulised slaidid, eks. Aga kas te jätkate samade teemadega või mida te nüüd ette võtate see aasta? Sest tundub, et seda teemat võib rääkida ja lõpmatuseni ja ikka nagu ei saa, on ju. No tõenäoliselt osad teemad tulevad kordustena, et muinsuskaitseseadusest ja enamlevinud vigadest tegime sügisel ja kuna COVID-ile ka on suunatud ehitusnõunikele, siis tegime nüüd jaanuaris uuesti. Järgmine teema siis on põrandad ja seinad ja need sõlmed, et mida me taotleme on siis tõesti saada ka arhitekti, inseneri ja ehitaja, nad ühtlustaks seda sõnavara, tunneksid üksteist võib-olla nägupidi ja kui praktik võib teinekord vaielda teoreetikuga, et ehitaja ütleb, et ma tean küll, nii on ka saanud, et nad siis vähemalt vaidleksid selle mõnes kohas meie ruumis läbi, mitte et süüdistades üksteist kuskil kaugemal. Aga jah, paekivi kui teema samamoodi ehituses tahab tervet 3 tundi saada kindlasti, et veebruaris seinasõlmed, aprillis paekivi, sügisesse mõni asi peab üllatuseks ka jääma, muidu ei saa ju nalja.